Seda siin, sõbrad, on enamustel inimestel võimatu saavutada, vahet pole, mida nad teevad või söövad. Aga endiselt millegipärast väga paljud inimesed arvavad, et kui nad sõbrannaga 2 korda nädalas jõusaalis hakkavad käima, siis täpselt midagi taolist nendega juhtub. Jõutrenn ei ole ainult kulturism ja sa ei pea kartma, et jõutrenn sind järsku ülisuureks teeb. Selleks peab väga palju vaeva nägema ja paljude jaoks on see suht võimatu. Aga mida sa saad jõutrennist on parema tervise, parema enesetunde, see teeb sind tugevamaks, su keha tänab sind suht kiiresti selle eest ja lisaks tänad sa ilmselt ka ennast aastate pärast, et sa seda alustasid. Ja selleks, et jõutrennist kasu saada, ei pea sa seda ülipalju tegema, piisab isegi 1 korrast nädalas. Loomulikult ideaalis võiksid sa rohkem teha, aga isegi 1 kord nädalas on okei. Vahel saad teha rohkem, tee rohkem, aga lihtsalt tee regulaarselt jõutrenni, olgu see jõusaalis, olgu see kodus keharaskusega, mis iganes sa saad teha. Ja isegi kui sa oled füüsilise töö tegija, siis tihtipeale tuleb lisaks kasuks, sõltuvalt muidugi füüsilisest tööst, aga tihtipeale ka füüsiliste töötegijatele tuleb kasuks lisaks mingisugune kogu keha jõutrenn. Ja kui sa ei tea täpselt, mida trennis teha, siis loomulikult kirjuta mulle või tule siia samma privaatsesse butiik jõusaali personaaltrenni.